Kui suur on rasvmaksa probleemi ulatus Eestis ja maailmas? Rasvmaksa esinemine on ülemaailmne ja need numbrid, mis on statistiliselt olemas, tavaliselt räägitakse Ameerika ja Hiina andmetest. Ameeriklasi on rasvmaksaga üle 100 miljoni inimese, hiinlasi kuskil napilt alla 100 miljoni, kuigi neid on oluliselt rohkem. Rasvmaks on kindlasti riigiti ja erinevates riikides ja rahvastel erinev. Aafrikas on rasvmaksa väga vähe, rasvumist ja kusjuures loomulikult rasvumist on vähe, siis on ka põhjust arvata, et ka rasvmaks on vähem. Meie põhjanaabrid, rootslased, poolakad, lähedased naabrid on meist isegi võib-olla ülekaalulisemad ja ka neil on statistiliselt rohkem rasvmaksa. Eestis võiks olla ülekaalulisi inimesi orienteeruvalt 50%, nii et kui me võtame sellest orienteeruvalt 80%, siis meil on täiskasvanud elanikkonna hulgas võiks olla steatoosi ehk rasvamaksa väga palju. Aga seda tõestada on, kuna Statistikaametlik statistika puudub, on küllaltki raske. Aga arstipraktikas kohtab praktiliselt igal vastuvõtul, võib-olla iga 3.–4. inimene on maksaensüümide tõusuga, mis väikese tõusuga, minimaalse tõusuga, mis viitab võimaluse, et neil on rasvmaks. Ja seejärel me saadame inimese ultraheli diagnostikasse, kus me siis saame tõenäoliselt kinnituse, et tal on ikkagi tegemist rasvmaksaga. Mis staadiumis seda me ei tea? Aga milline on lähituleviku prognoos, et kas asi läheb siin ainult hullemaks? Miks rõhutatakse väga tugevalt uue tehnoloogia leiutamist ja kasutusele võttu? Just sellel põhjusel, et rasvmaksa osatähtsus suureneb rahvastiku hulgas, ütleme niisuguse väga suure kiirusega ja peetakse silmas ka seda, et selle rasvmaksa potentsiaaliga on ka väga väikesed inimesed, lapsed. Nii et kui rääkida laste statistikat, siis näiteks see on olemas, Maailma Terviseorganisatsiooni statistika on olemas, seal on alla 5-aastastel lapsi on maailmas, loetakse üle 40 miljoni, kellel saab diagnoosida rasvmaksa. Ja alates 5. kuni 19. eluaastani on rasvmaksaga noorte inimeste arv, laste ja noorte inimeste arv 350 miljonit. Selline statistika on olemas, see näitab, mis tendentsid on maailmas rasvmaksa haigestumisel. See on märkimisväärselt suur number. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Teine.